et me võiksime omada tema õnnistust ja jõudu ja võiksime kuulutada seda evangeeliumi, mis meile on antud. Nii et täna sellel päeval me võime Issandat tänada tema püha ligiolu eest läbi oma püha vaimu meie keskel ja tänada kristliku kiriku eest ja tänada Issandat, et ka meie võime selle kiriku osa olla. Ja täna on ka eriline rõõmus päev, et meil on ka täna noored, kes on täna ja kes ka saavad kirikuga liidetud läbi ristimise ja koguduse liikmeks saamise. Nii et me tunneme täna ka suurt rõõmu nende eest. Nii et täna on tõeline pidupäev ja me võime üheskoos tunda rõõmu Issanda ees. Aga alustame tänase jumalateenistuse palvega ja tõuskem ja palvetagem üheskoos. Issand, me täname sind sinu püha vaimu väljavalamise eest ja et sinu püha vaim on täna ka meie keskel siin, selles pühas paigas. Ja me palume, et meie südamed võiksid täna olla sinule avatud, et sina täna läbi kõige selle, mis siin on, nii meie laul ja tänu ja ülistus ja meie palved ja Jumala sõna kuulamine ja armulaud ja kõik muu, Issand, et meie usk võiks saada üles ehitatud ja me võiksime kogeda täna sinu püha ligiolu oma püha vaimu kaudu meie keskel. Kõneta meid, õnnista meid. Me palume, Issand, et me täna võiksime kogeda seda, kuidas sa tõstad meid üles ja tõmbad meid ligemale enesele. Issand, et me saaksime tähistada sinu armastust ja seda rõõmu sellest, et sina oled meiega oma püha vaimu kaudu.